Mina lähenen muusika kirjutamisele üsna tunnetuslikult ja intuitiivselt. Ja see tähendab seda, et ma ei kasuta mingeid olemasolevaid või enda välja mõeldud süsteeme, nagu näiteks funktsionaalne harmoonia, kus on siis teatud funktsioonide hierarhia, toonika, subdominant, dominant. Ma ei kasuta dodekafooniat ega serialistlikku lähenemist. Ma ei kasuta olemasolevaid žanre või siis olemasolevaid vorme, mis on varasemas muusikaajaloos tekkinud, vaid ma kirjutan lähtudes oma sellisest tunnetusest. See ei tähenda seda, et ma ei kasuta üldse mingeid süsteeme, vahel mõnes lõigus mingisugune süsteem on, kuid see süsteem ei ole minu jaoks esmatähtis. Et tähtsam on midagi muud. Muusikas on minu jaoks hästi oluline kõlavärv. Ühelt poolt on see tämber ja instrumenti tämber. Ja sellest tuleneb see, et ma kasutan päris palju selliseid laiendatud mänguvõtteid. Ehk siis ma otsin seda, kuidas üks pill saaks tekitada võimalikult erinevat värvi või ütleme võimalikult erinevat häält. Ja sageli ma kasutan ka heliobjekte. Et see tähendab seda, et ma võtan midagi, mida traditsiooniliselt pilliks nimetada ei saa. Näiteks kristallkausid või siis mingid CD-paberid või kiled, mis teevad huvitavat häält ja siis ma kasutan ka neid oma teostes. Et siis seda nimetatakse heliobjektideks, sest nad ei lahterdu niiviisi ühegi pilli alla. Ja teiselt poolt kõlavärv väljendub minu jaoks ka harmoonias. Harmooniat ma kuulen ka teatud mõttes värvina, ehk siis osad harmooniad võivad olla tumedamad minu jaoks, osad heledamad, osad võib-olla õhulisemad, osad sellised tihedamad ja nii edasi. Ja kui te nüüd kuulete seda, et osad on tumedamad, teised heledamad, siis tumedus-heledus on värviparameeter. Aga õhuline või paks või tihe või pehme on tegelikult juba isegi mitte värv, vaid tekstuur. Ja seda sorti tekstuur on ka hästi olulisel kohal. Ma mõtlen väga palju selle peale, mis sorti tekstuuri ma tekitan. Ehk siis ma tekitan võib-olla mingisugust kõlavälja, kus on eri sorti tekstuurid, näiteks võib olla granuleeritud, mis koosneb paljudest erinevatest punktidest nagu mingisugustest liivaterakestest. Või siis ma tekitan sellise sileda pinna, mis koosneb võib-olla pikkadest sellistest sirgetest nootidest. Tekstuuriga seostub kohe ka faktuur, eks ole, ehk siis see, kui kaugel, kui tihedalt on pillid oma vahel paigutatud partituuris. Ja teoses ka lähenedes vormile, just nimelt kuna ma ei kasuta ühtegi klassikalist vormi, siis ma sageli jälgin teoses, et kui lähedal on pillid teoses üksteisele, kui lähedal nad mängivad, kui lähestikku nad paiknevad oma vahel. Ja siis teose jooksul ma jälgin ka seda, et kuidas see läheduskaugus muutub. Näiteks teose alguses võivad olla pillid hästi lähestikku üksteisele ja ütleme näiteks hästi kõrges registris. Nad võivad kolida näiteks sujuvalt teose jooksul järjest madalamale ja lõpetada kuskil väga all. Või siis nad võivad ka järsult sinna kolida või nad võivad jääda niimoodi, et osad jäävad üles ja teised lähevad hästi alla. Ehk siis siin on võimalikud variandid, aga mida ma tahan öelda on see, et ma jälgin just seda muutust enamasti. Ja siis samal ajal, nagu ma ütlesin, sarnaseid muutusi toimub ka kõlavärvis. Ja just kuna ma mingit süsteemi ei kasuta, siis ma püstitan endale vahel mitte alati mingit ülesannet. Näiteks, ütleme, kui mõelda välja nüüd kohe praegu mingi väga lihtsalt ülesannet, mis oleks teie jaoks arusaadav, siis võiks üks teos minna näiteks hästi metallse tämbriga kõladest, mis on sellised siledad, läikevad, näiteks ütleme flöödid, võib-olla mõned
kellamängud ja sedasorti helid hästi kõrges registris, sujuvalt muutuda klaasist helideks, kus ma näiteks võiksin kasutada kristallkausi, veiniklaase, võib-olla mingisugused klaveri häält. Ja siis edasi ta võiks muutuda näiteks mingisuguseks pehmemaks faktuuriks, kus on sellised sahisevamad tämbrid, kus sellist siledat ja läikivat pinda enam üldse ei jää. Et sedasorti lähenemine võib-olla mitte nii lihtsal viisil, nagu ma praegu seda kirjeldasin, vaid pisut keerukamalt, on minu teostus üsna tüüpiline. Et kui te kuulate, siis ma soovitan teil mitte otsida sealt meloodiat ja harmooniat, kui te kindlasti leiate ka seda sealt, vaid vaadata, kuidas muutub pigem selline kõlapind, värv ja tekstuur. Eeskujudest on minu jaoks olnud olulised sellised heliloojad nagu näiteks Salvatore Sciarrino, Gerard Grisey, Helmut Lahenmann ja Kaia Saarioho. Eestis on minu suureks mõttekaaslaseks ja suureks sõbraks nii loomingus kui ka elus on Helena Tulve, kellega me mõtleme mõnevõrra sarnaselt. Need eeskujud, kellest ma räägisin, ongi just olulised minu jaoks olnud lähenemise poolest. Enamus neist on samuti otsinud, nende jaoks on olnud samuti oluline kõlavärv ja samuti tekstuur. Salvatore Sciarrino ja Helmut Lahenmann otsisid väga palju, töötasid laiendatud mänguvõtete avastamisega, kirjapanemisega. Lahenmann on võib-olla rohkem sellise ratsionaalsema lähenemisega ja tema muusika kui selline on võib-olla minu jaoks vahel pisut kuiv, aga samas ta on uurinud hästi palju just neid erinevaid mänguvõtteid ja neid kirja pannud. Sciarrino on see vastu tunnetuslikuma lähenemisega ja mulle ka nagu hinge poolest lähedasev helilooja. Siis nüüd, kui keegi peaks küsima, mida peaks oskama või teadma või silmas pidama inimene, kes tahab ise ka heliloojaks saada, siis ma ütleksin, et üheks kõige olulisemaks omaduseks on avatus ja lai silmaring. Avatus uue suhtes, võime mitte tõrjuda enda juurest tundmatuid ja ebaturvalisi asju, vaid julgeda ja osata neile otsa vaadata. Hästi oluline on teada väga hästi muusikalugu, aga ka jälgida seda, mis muusikat kirjutatakse tänapäeval, mis kunsti tehakse tänapäeval, mis filme, mis kirjandust. See on kõik äärmiselt vajalik. Loomulikult on oluline ka väga hea noodikirjaoskus, mille tõttu reeglina otsakooli või Ellerikooli või teise muusika kutsehariduse asutusse ei ole võimalik astuda sisse, kui ei ole eelnevalt muusikakoolis õppinud. Kuigi on ka erandeid ka Eestis. Kui teist saab kunagi helilooja, siis te peate arvestama sellega, et ennamuse oma aja veedate istudes klaveri või arvuti taga. Ja loomulikult on siin hästi oluline ka keskendumisvõime, mis tänapäeval noortel tegelikult sageli üsna problemaatiline, kuna meie maailm on niivõrd kirju meie ümber. Et seda aga on võimalik harjutada ja kui te tõesti soovite minna õppima heliloomingut, siis te võiksite ka sellele tähelepanu pöörata. Ja üks oluline teadmine, mis teil peaks olema, on see, et Eestis hetkel ei ole võimalik õppida kerge muusikakompositsiooni. Ehk siis poplaule üldiselt meie koolid poplaulude kirjutamist üldiselt meie koolid ei õpetata. Nii et kui te tahate kirjutada levimuusikat, siis teist peavad saama ka siseõppijad või te peaksite leidma endale eraõpetaja või te peaksite otsima mõnda kooli välismaal. Praegused Eesti koolid on Otsakool ja Ellerikool Tartus ja ka muusikakeskkool, kuhu võimalik minna võib-olla isegi ka gümnaasiumi astmes. Need kõik pakuvad akadeemilist haridust ja sama teeb ka Eesti Muusikaakadeemia.